tere kaunis kuulaja, sa kuulad Žandaa kanaldust. Kohtumises surmaga mehmume. Omamoodi võisime olla teda kutsunud terve pika kehastuse jooksul, võib-olla ennegi, tehes valikud ja tegusid, mis kõnnivad surma suunda. Jälle ma räägin surmast. Ent tulles kohale eluna, pakkudes elu ja elukvaliteeti, olen ma naasnud ühes surmaga. Ta on tsükkel, mis kestab. Elule järgneb surm, surmale järgneb elu. Ja elule järgneb taas surm. Surmakartlikes võib teadmatuna teha oma valikuid nii, et ta kaugeneb elust. Ehmub ta elu nägemises, sest näeb tema taga ühes naasnud surma. Kerkib ärevus, kerkib paanika. Kerkib vastupanu eitamine, vabandamine. Kerkib kinni hoidmine, klammerdumine. Härituse tekitab sõna lahti laskma. Kui ma lasen lahti, siis surm viib mind ju endaga kaasa, aga seda ma ei taha. Mõel tuleb kiiresti kuhugi suunda joosta. Mul tuleb kiiresti midagi ette võtta, ma veel jõuan. Kuid on hilja. Enam pole jõuda kuhugi. Aega on veel palju. Ei kehast lahkuma. Selleks pole vaja tõtata, aga hilja on põgenemiseks. Nüüd pole muud teha, kui usalduda elu kätele ja alistuda surmale, mõistuse surmale. Eluna ma olen keha austaja. Ma olen hinge ja vaimu ülistaja. Ma olen see, kes jumaldab kasvamist. Surm käis minu kannul sellest päevast, kui inimene küsis endast vabanemise. Ta tuli õpetama. Kuhu iganes ma läksin, ta tuli minuga ühes. Need, kes soovisid elu omaks võtta, neil tuli suruda surma külma kätt. Et mäletada lahti laskmist tema kannul jooksmisest. Polnud mõtet kiirustada. Et ta varem ära viiks või. Külma hõngulist. Olemist. Kanges puudust tundes. Laia viljasaagina külvaks. Elule tõusmiseks on vaja surra.
Mõnikord ongi vaja kehalist surma, kuid too on äärmuslik. Juhus. Inimesele antakse väga mitmeid kordi enne füüsilise keha surma tulekut valida elusuunda. Talle andestatakse mitmeid puhkuseid ja pakutakse ikka ja jälle uut võimalust. Valida sellel korral teistmoodi, valida sellel korral elukestev kvaliteet. Kui inimene ei õpi ja endiselt palub surma enda elukaaslaseks, siis viibki ta minema. Kuid kuhu kiirustada, kui on antud keha? Kui on antud hing, mis on ühenduses vaimuga, oma kõrgema mina koduga. Varem või hiljem tuleb meil võtta vastutus oma kolmainsuse eest. Miks mitte seda teha nüüd? Miks mitte leida üles oma kõrgema mina kodu, vaimukodu, oma vaim, kõrgem vaim? Tugevdada ühendust vaimust hingeni ja sealt edasi kehani. Veenduda, et need kolm soovivad olla teineteise seltsis. Ja lasta klammerdumisest lahti. Ma räägin sõna lasta klammerdumisest lahti nii kaua, kui see enam närvi ei aja. Ja tõepoolest on juhtunud mõistusest lahti laskmine. Kuniks mõistus on surnud. Ärevil inimene kardab minna hulluks lolliks. Tal on arvamus, et mõistuse surma järel kaob kõik. Tema saab tegude võimetu ja endaga toime tulematu. Mõistuse surm on vajalik selleks, et me saaksime vabaks emotsioonide orjusest. Eluratast vedav mõistus kisub kraavi. Ta söödab ette absurdses koguses ja absurdsete ideede najal virguvaid mõttesähvatusi, millest kinni haarata ja surmavalikuline üsna kergesti jääb mõistuse pakutu lõksu. Ta on klammerduja ja kui ma palun lahti laskmist, siis ma palun just sellest emotsioonide rägastikust lahti laskmist. Ma palun alistumist oma seesmistele tunnetele, nende aksepteerimist. Ma palun kohale jäämist ja lõdvestumist. Ma palun seda, et inimene leiaks endast julguse vaadata oma sisse ja vastata küsimusele, millest ta koostab ja kelle valikuid ja otsuseid ta siiani on teinud. Kelle mõtteid on ta siiani kuulanud ja miks?
kas kädistav meel on vadranud? Idiootsuse piiril. Kas eilne on trampinud järelkäimisest kannad rakku? Me ei leia tulevikku eilsest. Me ei leia tänases olemist eilsest. Kuid seni, kuni me keha anum on täidetud, traumaga, negatiivse emotsiooniga, oleme me eilse vangid, mineviku vangid. Ja meie oleme need, kes hoiavad sellest mineviku valust kinni, sest me kardame teda taas kogeda. Lapselikus ärevuses me kardame, et juhtub samasugune raske sündmus, mis tookord minevikus juhtus. Mida me kardame, seda me ligi tõmbame. Universaalne seadus, universaalne kood tõmbab ligi seda, mida inimene kardab. Nii kutsub ta üles korduseid, saamata aru, et oli ise ebamugava kohale manifesteerija. Iseenesest poleks enam füüsilisel kehal vaja uuesti vana traumat kogeda. Piisaks tema läbi aistimisest. Kõrvalise valu tunnetamisest. Ja talle hea koha andmisest. Jah, ma näen sind. Ma tunnistan, et minu sees on see tunne. Jah, ma tunnistan, et ma tunnen väga ebamugavalt ennast. Ma tunnistan, et see on minu viha ja ma tunnistan, et see on minu hirm. Ma alistun iseendale. Emotsioonide virvarris ma luban endal jalgu trampida, ma luban nutta, ma luban äreva naeru naerda. Kui ma teen seda iseendaga ruumis või teraapiatoas, ma jätan kõrvalise üle lagastamata ja talle oma rasket tunnet kaela riputamata. See pole mõni kaunis teemantiga kultkett, mida maha parseldada. Sõbrale, elukaaslasele, lastele või vanematele külge riputada. Teised niikuinii meie eest. Meie asju lahendada ei saa. Me võime oodata illusoorses arvamuses, et keegi saab meie eest raske töö ära teha. Ei saa. Pärast tuleb minna meil uuesti üles otsida see viha, mille me maha parseldasime. Meil tuleb see valu üles leida sealt, kuhu me ta peitsime. Sellepärast keha kordusi üles kutsub, sest me oleme panustanud nii palju tehnikale, et ära peita, ära anda, lahti saada. Aga me ei saa enne lahti, kui me alistume ja ise lahti laseme. Klammerdumisest lahti laseme. Kuulmatusest lahti laseme. Kuulaja tuleb igati kasuks oma seesmise tunde kogemisel. Ma kuulatan, mida mu keha räägib. Ma kuulatan, kus ja kuidas mu keha märku annab. Ma kuulatan, kuidas mu süda tuksub. Kas ta tuksub? No kui ma olen elus, siis järelikult tuksub. Järeldusest ei piisa.
loogilisel mõtlemisel pole siin kohta. Me võime visualiseerida oma keha või südant kui suurt basseini, mille äärelt me läheme ja sukeldume sügavasse sinisesse vette. Pole hullu, kui me ujuda ei oska, ikkagi me sukeldume, me teadlikult siseneme oma emotsiooni pahna. Ja nüüd lõdvestume, laseme lahti, me ei otsi mitte ühtegi ääret või päästerõngast, millest kinni haarata, millesse klammerduda. Me usaldame elu, et ta kannab mind, tõstab mind vee alt ülesse, aga ma lasen kogeda, kui on laine. Ma lasen endal kogeda, kui on vesi selge. Ma lasen endal kogeda, kui on tuul ja ma lasen endal kogeda kõike seda, mida minuga juhtub selles emotsioonide basseinis. Kui ma lähen põhja, siis ma alistun sellele ja lasen sellel juhtuda. Jah, ma kohtan teel ääretut hirmu. Mõistus ütleb, et sa ei saa vee all hingata. Mõistus ütleb, et sa pead kohe minema haarama õlekõrjest kinni, sest sa ei oska ujuda. Muidu kõik, sinuga kõik. Aga mitte minuga ei ole kõik, vaid mõistusega saab olema kõik. Kui ma jätan otsimata, mille külge klammerduda. Surmahirm tuleb külge, surm tuleb, võtab embusesse, tuleb kaisutama, kui me tuleme tollest alistumisest läbi. Harjutust on soovitav teha pikali asendis. Sest füüsilisel tasandil võib inimene isegi minestada. Ta võib teadvuse kaotada ja mõneks hetkeks kehast eemalduda. Aga nüüd, kui ta sellel korral eemaldub ja täielikult oli lõdvestunud, alistunud, siis läheb ta, toob kaasa uue koguse kvaliteetset eluenergiat ja kutsub ka kohale mõned hingeosad, kui on teinud otsuse, et ta laseb lahti surmaikkest. Ja lubab elule kanda, ta usaldub elule. Ta usaldub jäägitult elule, ta annab ennast elu kätele üle. Minu keha, minu hing, minu vaim sümboliseerivad elu. Elu soosib elu. Kui mina alistun elule, siis elu alistub minule. Elu seesmiseks koodiks on tõsta iseennast ja välist ja kõrvalist elule. Seega saan ma tõstetud elule täpselt õigel hetkel, õiges kohas ja õigel meetodil. Järgneb pauk. Justkui peas plahvataks miljonid veresooned, justkui sees käiks üks suur kärakas. Kas nüüd ongi kõik? Kas ma olen surnud? Kas ma olen kadunud? Kas ma olen ära läinud? Mis minust saab? Kus ma olen? Astun sammu sisse poole. Teen südame ukse lahti ja astun treppide viisi samme sisse poole. Ma justkui poeksin sügavamale oma keha sisemusse. Lähen veelgi sügavamale. Seal on pime. Ma usaldun pimedusele. Ma usaldun pimeduse taga olevale valgusele. Tunneli lõpus on valgus. Mul on vaja nii sügavale sisse minna, et ma saan kätte valguse. Nüüd ma muud ei tee, kui ma ainult lähen. Ma lähen valgusesse. Kas ma siin kõnnin surmakoridori ja surmasuunda? Kas seal on mu esivanemad, kes ootavad mind? Ei. See ei ole surmakanal, see on elukanal. Teisel pool on elavad, surnud jäävad selja taha seekord.
Enam me ei otsi surnute suunda. Me ei otsi surnute müsteeriumi, kus nad on või miks nad on. Nüüd läheme me otsima elusuunda, küsima, mis asi on elu. Kes on elu? Kus minu sees on elu? Kus on see luuk, mille ma saan lahti teha, kust poeb välja elu? Mida ma saan omalt poolt panustada, et elu minu seest välja hakkaks kiirgama? Kui ere päikese kiirmis põletaks lahti vanad ämblikuvõrgud, avaks mind soojale valgusele. Külm sõda on möödas. Nüüd otsustan mina seda, minu sees on külm sõda. Möödas ma lõpetan kaklemise, võitlemise. Ma lõpetan võitlemise. Nii kaua, kui ma võitlen. Haigusega, lähedastega, emotsioonidega, iseendaga. Olen ma sõdaline. Mängin surmamängu, ikka olen surmaettur. Elus on vaja alistuda. Elus keskmiseks on vaja alistuda. Taim alistub loodusjõududele. Puu tormis alistub tuulele, sest ta usaldab elu. Kui ta osutab vastupanu, kui ta on muutunud vanaks ja jäigaks, siis torm võib ta murda. Mida paindlikum ta on, seda suurema tõenäosusega ta tormist läbi tuleb. Paagu järel on vaikus. Uus ehmatus kerkib, ma ei tunne mitte midagi. Mina küsin siitpoolt, kes ei tunne midagi. See on mõistuse vaikus. Mõistus on kadunud, viivuks vaikinud. Esimene kiht tema vatravast idiootsusest on surnud. Ta ei tunne enam midagi. Mõistus ei tundnud kunagi midagi. Mõistus pakkus hüpoteetilist trauma statistikat, mida kord oli tuntud analoogses situatsioonis, analoogsel ajastu hetkel. Ta pakkus hollywoodilikku filmi, millesse vaataja kadus, uskudes, et ta on osaline filmist. Ta tundis seda sama, mida ekraanitegelased väljendasid, kogesid, maha mängisid. Aga nüüd on vaikus. Filmi ekraan on kustunud ja kinolint pausile pandud. Võib-olla igaveseks stopile vajutatud, sest seda linti rohkem mängida pole vaja. Nüüd on nautida toda vaikuse hetke, mille igast küljest hakkab vaikset põksumist kuulma. Süda on pääsenud löögile. Ta on vadistava mõistuse tagant pääsenud väljale. Võimalik, et esimest korda lubatakse tal kuulajate keskel rääkida. Jah, ta rääkis ennem ka, aga keegi kuulanud teda. Keegi tahtnud teda kuulata, tema jutt vaigistati maha. Ta oli loomulik nähtus, ta niikuinii tuleb ise toime. Miks talle siis tähelepanu pöörata, kui ta niikuinii hakkama saab? Aga miks pöörata tähelepanu sellele, mis või kes hakkama ei saa? Miks mitte vahelduseks pöörata tähelepanu sellele, mis toimib? Süda, tere minu süda. Mul on hea meel, et sa toimid. See on mulle uus, aga nüüd ma pööran pilgu sulle, toimivale. Ja sina oled see, kes saab õpetada mind toimivale tähelepanu jätma. Et ma saaks järjest enam tõmmata magnetina enda poole toimivat ja
toimivaid. Südame põksumise tagant tekib aistimine, tunnetustajumine. Üks jäine barjäär on õlgade ja rinnaku vahelises piirkonnas. See on see jäisus, mis kerkima sai. See jäisus, see kamakas, millega oli süda kinni. Maetud. Ma kergitan käed. Tõstan need jääkamaka alla ja lükkan jääkamaka üles oma pea kohale. Ma ulatan ta nii kõrgele, et päike saaks ta üles sulatada. Annan üldse päikesele. Las ta sulatab selle tilgakeseks veeks, las ta sulatab selle. Kuldseteks ojadeks, mis kustutavad. Mis kustutavad surmavalu. Ma lasen kergelt kätel alla laskuda. Ma toetan nad püsikeseks momendiks oma südamele. Ma soovin peopesade seesmuses kuulata põksuvat rinnakut. Ma soovin kuulata elus olemist. Ma soovin puudutada ja tunnetada oma soo ja ihu, otsimata välist ihalust. Minu keha, minu hing, minu vaim, minu kõrgem mina. Ma leian oma seest üles küsimuse, mida mu süda vajab, mida mu vaim vajab, mida minu kõrgem mina vajab. Mida ma vajan? Rohkem ma ei pöördu mõistuse poole, küsides temalt, mida sa tahad saada. Milline valik, milline suund, milline tegu või mille kukutamine paneb mu süda lustakalt põksuma, mis tekitab minust tundes, ma tahan veel. Ma tahan veel jääda siia planeedile, sellesse kehasse, et seda sama veel kogeda. Mis on see, mis tekitab mulle seesmise lapseliku elevuse, minu elu mõtte. Elu mõtte teekonnal jätan ma meelde valida. Südame tukse järel.
vaimukodust saabunud sõnumit. Ma viin oma tähelepanu oma kehale, poen jälle sisse, lähen sellest uksest läbi, mis viib südamesse ja sealt tagant lõpust, kus ma nüüdseks juba leidsin valguse, astun sisse oma vaimukodusse, sealt, kust ma pärit olen. Sealt, kust ma tulin siia elumängu sellesse kehastuse tsüklisse. Võib-olla ma leian sealt ühe raamatu, võib-olla ma leian sealt ühe purskkaevu. Võib-olla ma leian sealt ühe ruumi, võib-olla ma leian sealt ühe templi. Võib-olla ma leian sealt tühja ranna, võib-olla ma leian sealt taevase avaruse. Kõik on õige. Iga ühe vaimukodu on täpselt selline, nagu ta seda näeb, tunneb, tajub, kogeb. Ma käin sinna istuma aeg-ajalt, et olla seal kuulaja ja vaatan sealt poolt seda ühendust vaimust hingeni, hingest kehani, kehast elumänguruumi. Mina olen seal juhtpuldis ja kõik otsused, mida ma sealt korraldustena annan, on kõrgema minakesksed korraldused ja lähevad mõistusest suure kaarega mööda. Loogikaga pole jällegi midagi teha. Ta on niikuinii juba ajastu jalgu jäänud ja oma aja ära olnud. Ja nüüd sealt ülevalt vaadates või sealt kaugest sügavusest pilku heites ma tajun, ma kogen, ma näen, mida ma sooviksin läbi hinge, läbi südame, läbi keha, läbi oma maise templi välja pole ulatuda ja millest osa saada, kellega aega veeta ja kuhu oma keha viia. Ja ma julgen üles näha ka need valikud, millest ma tahan ära öelda. Ei, aitäh, ma ei soovi. Jah, võimalik, et ma tegin neid siiani vastumeelselt, sellepärast, et mul oli uskumus, et ma pean. Mul oli hirm, mul oli kartus, mis iganes põhjendus ja põhjus. Aga tasapisi kergitan ma endast julguse lasta lahti valedest valikutest. Ometi polnud ju elumäng võistlus. Kes suudab kahlata kokku rohkem valesid valikuid? Kes suudab rohkem lõhkuda oma keha valede valikute tegemisest? Kes jõuab kalmistule enne? Läks käima uus mäng. Kes jõuab elule enne? Aga varem kohale jõudmiseks tuleb aeg täielikult maha võtta. Sest kohale jõuab kõige ennem see, kes suudab totaalselt paigale jääda. Aitäh, kaunis kuulaja, ole hoitud, ole kaitstud, ole armastatud, sa oled mulle oluline.